Tervist! Koos inimestega, kes eile tegid riigieksami eesti keeles, kirjutasime nende viimases tunnis teksti teemal ohverdus. Ja just ohverdus, mitte ohverdamine. Ikka kisub ka sinna ohverdamise peale paratamatult meie jutukesekene. Me tegime sellele tekstile niisuguse formaadi, et ta näeb välja üsna riigieksami töö moodi. Me paneme kirjavahemärgid ja kokkulahkud, viimane võitmine eesti keele õppimiseks. Siis loe tekst läbi ja vasta täis lausetega teksti lõpus olevatele küsimustele. Ja need on meil siin seesugused. Milline on autori suhtumine meeste ja naiste eliidi ja linnarahva, lihtrahva valmidusse ohverdada, kes keda ütles seda. Refereeri tsiteeritud Rea Rausi teksti, loetle millistest ohverdustest jutustavatest teostest kõneleb meile Google AI, tore poiss, doktor Google ja temal lapsuke AI. Seejärel korrasta tsiteeritava Rea Rausi tekst, kirjuta oma arvamusest ning kogemustest enese ja teiste ohverdamisega, olenemata sellest, kui mitu sõna meil on pealkirjas. Me ei pane sinna ühelgi juhul punkti otsa. Sissejuhatus on pisut pikem meil, kui ta võiks olla. Nii palju on öelda, ütleme ära. Nii mina kui ka sina, nii kui ka ilma komata kui mõttekriips. Me ohverdame ennast iga päev. Meie igapäevased kaarekesega kokku, kaarekene rea all väiksekene, meelega kirjutasime abiturientidega teile 2 versiooni, täiesti kõrvuti iga päev lahku, igapäevane kokku. Ja need igapäevased valikud ohverdavad reeglina meie elukvaliteedi 1 sõna ja hingerahu kokku. Koolon. Me selgitame teise lause poolega, mismoodi me oma elukvaliteedi ja hingerahu ohvriks toome. Me valime kohustused selle asemel, mida teha sooviksime, parema palgaga töökoha 1 sõna linnas, oma muinasmaa 1 sõna rajamist trotsides. Kaalume refräänina. Refrään on see osa laulust, küll sa tead, mis on iga salmi järel. Ja see kordub. Me kaalume refräänina Eestimaalt 1 sõna, lahkumist, kuna meie 0 reitinguga 1 sõna, valitsus irvitab rahva ning rahva algatuste 1 sõna, poolitusmärk, rea lõpus, üle ja ohverdab meid iga päev. Kuni külgetõmbeseadus, law of attraction, kõik 3 sõna koos, ütleb ja külgetõmbeseadus ütleb täitsa otse kõnega, nii siis ütleb
koolon, jutumärgid algavad eesti keeles alt, droonpüksi, jutumärgid kinni. See on parafraas Vürst Volkonski veelgi rammusamale tupsutäda väljendile. Ja me teeme siia järgmiselt realt. Kuskilt mujalt ei saagi pärast otsekõne alata meie tekst kui uuelt realt. Ja siia meie teeme veel ühe otsekõne. Rahvatarkus. Üks sõna ütleb koolon, jutumärgid algavad. Kiida lolli, koma, loll rügab surnuks, jutumärgid kinni. Piisab ühest tunnustusest. Nii tubli oled. Ja me oleme valmis 14-tunnilisi. Siia vahele istutame sõbraliku sidekripsu. 14-tunnilisi tööpäevi, üks sõna tehes ennast veel ja veel. Siin meil kajab kukla taga lauluke veel ja veel ja veel. Ohverdama kooma, sest teatavasti ma jätsin siin kohas kogu liiklusmärgistiku sinu jaoks alles. See on päris sigri-migri. Ja et see sigri-migri oleks üheselt selge, jätsin ta alles. Ohverdama koma, sest teatavasti, aga ükskord algab aega. Ja kui nad surnud ei ole, nende jutumärkides jupatsite vahel, on meil toredasti koma, sest see on loetelu ja jälle koma ja nii edasi. Lühendid ilma punktita, küll aga pärast lühendit on koma, sest on veel üks lühend või muud taolist. Ja siia istub ilusti kenasti lause lõpu punk. Niisugune liiklusmärkide rida, lausa parkuur. Inimene, koma, keda pidevalt hirmutatakse, koma, ähvardatakse, koma, pisendatakse ja tühistatakse, on pisimagi kiituse peale nii rõõmsalt üllatunud, koma, et jätkab õhinapõhist üks sõna rööprähklemist kokku, sõjamängudest kokku toituv eliit on samas valmis meid kõiki ohverdama. Mõttekriips, sai ju öeldud, koma, droonpüksi. Siinkohas saab see öeldud nii rahulikult, et ei ole isegi enam hüüumärki vaja. Konstateering. Igas korralikus tekstis on tsitaat. Arvamusliider on öelnud, ärge tulge vaidlema. Tsitaat on pärit Metameediast. See on siis ilusti kenasti pärast tsitaati sulgudes. Ühtlasi pärast allikat on lisatud kirjaviis muutmata ühe teega. Ja see kirjaviis on üsna punane, mitte midagi ebatavalist. Just niisugune nagu meil metameditsiinilised, meedialised tekstid ongi. Nad käivad üsna puusalt tulistades. Ja on väga tänuväärne õppematerjal, mida loomulikult sõimatakse nii sisu kui vormi poolest. Me korrastame, korrigeerime, toimetame tänulikult ega halvusta. Rearaus, koolon, jutumärgid algavad. Tänane impulss saate nimede ümber on jutumärgid. Sõja ajal kaitsevägi, tsiviilelanikkonda
naisi ja lapsi ei kaitsegi. Järgmise lause esimese sõna kirjutaksime pikemaks. Nii moodi või siis niiviisi või edasi. Niimoodi korduvalt välja öeldi. Kaitseväe ülesanne olevat riigikaitse. Jätkame sama lauset, sest aga on sidesõna. Hästi jätkub. Olevat riigikaitse, aga mitte inimeste kaitse. Me ei kasuta topelt kombosid, et mis, et kes, et me tõmbame etu maha. Lause algab suure M-iga, sõnaga mis. Mis see riik täpsemalt on? Ja ning ega või nende ette koma ei käi. On või kus ta asub. Saatejuht küsis korduvalt otse, aga maha küsis korduvalt otse, kes siis naisi ja lapsi kaitseb. Küsimärk on küsimuse lõpus. Vastust ei tulnudki. Selle asemel viidi jutt mujale, droonid, seejärel kriipsukest ei ole. Droonid ja ikka droonid ja muidugi droonid. Järgmine lause algab miks ilma sidesõnata aga. Miks neid ringi lendavaid droone alla ei lasta? Kriipsuke venib pikemaks siis, kui me paneme enne teda tühiku, siis ta venib mõttekriipsuks. Teeme tühiku ja ongi mõttekriips. Küsis, ta juba küsis ära, minevik, küsis saatejuht. Vastus, aga need ei kujuta endast ohtu. See on nüüd see koht, kus lause võib alata aga küll, ga. Miks siis poolele Eestile saadeti varjumiskäsk, kui ohtu pole? Kokkuvõttes täiesti segane pilt avaneb sellest miljarditööstusest. Ehk siis kuhu me maksudena viimasel ajal miljardeid maksame. Mõttekriips tekib siis, kui pärast sõna on tühik. Mõttekriips ja nüüd saame teada, et reaalselt meid ei kaitstagi. Kuna saates korduvalt seda küsimust, Rea kirjutab küsiti, nii sageli väljendutaksegi, parem stiil, vanamoodsam, endisaegsem on vana hea klassika, küsimust esitati. Aitäh. Siis ma ei saanud ilmselt ka valesti aru. Muudele küsimustele tulid ka vastused, et maha. Kunagi tuleb ja siis püüame ja vaatame, mis saab. Ja ning ega või nende ette koma ei käi. Ära. Mis saab ja valmistame ette ja planeerime ja eest vasakule ära. Ja võiks ja me nüüd hakkame vaatama kuidas. Ei olnud tõsiste meeste jutt, tõsiselt murelikuks teeb. Viide metameedia kirjaviis muutmata, me tegime korda. Jätkame komastamist. Seda et emad ennast laste nimel ohverdavad, see on võimlause. Pealause ümber kiilu on, seda peetakse kõigi rahvaste puhul normiks. Teise
kirjavahemärgid jätsin alles, sellepärast et kõik oleks selge. Mis meil siin siis selge on? Kaasa arvatud on niisugune lühend, mille keskel erandkorras on punkt. Väga lihtne, miks? Aga sellepärast, et on olemas ka väike sõna ka. Ja et ka ja kaasa arvatu lühend oleksid erinevad. Sellepärast on ka punkt A. Kaasa arvatud. Loomrahvad, üks sõna. Ja selle panime selleks, et ei oleks liiga komane meie keskkond hingamise pauside kohale mõttekriipsud. Peetakse normiks. Teisiti ju kari ellu ei jääkski. Meeste eneseohverdus, üks sõna. Isamaa kokku nimel on justkui üks sõna. On justkui enesestmõistetav kokku, mõttekriips, isegi siis, kui sõda peetakse teiste meeste maal. Seni, kui asi saab reaalsuseks, siis käivitub instinktiivne põgene võitle kalkulatsioon. Olen nüüd aus, mida sina teed, mees? Sa tahad elada, ma tean. Mehed väidavad, et saadavad naised, lapsed, seal vahel on sidekriips, tipid-täpid, naised, lapsed turvalisse kohta ning ise jäävad võitlema. Kus on turvaline piirkond? Kõnetame inimesi. Inimesed on üte. Kus on turvaline piirkond? Inimesed. Naised on Dubai sündmuste. Siia vahele sobib sidekriips, sest põhimõtteliselt on see üks sõna, Dubai sündmused, aga ei saa kokku kirjutada päris nime, koha nime. Järgneva sõnaga meid päästab sidekriips. Naised on Dubai sündmuste, vahemereliste üks sõna, kliimamuutuste üks sõna. Ligi ütles, hispaanlased hakkavad surema. Tsipa, nipa, sinnapoole kakupea. Kuum on, kaua on kuum, vett ei ole. Vahemereliste kliimamuutuste ja World War III, 3. maailmasõja rahvusvaheline kirjapilt valdkonnas. Kust ma seda küll lugesin, ma ei tea. World War III rullumise ajal üha veendunumad koolon. Nüüd on tähtis lause. Maarjamaal kokku on kõige kodusem nii elada kui surra. Ei ole midagi uut siin päikese all. See on katkend koguja raamatust. Me ei tekitanud siia tsitaati. Kes teab, see teab. Nii on. Kui küsime Google'i sõna, mis hääldub teisiti kui kirjas on, saab käände lõpu ülakooma abiga. Google'i otsingu robotilt pigem üks sõna, otsingu robot. Kui küsisime Google'i otsingu robotilt mida tema teab ohverduste ja ohverdamiste kohta, kirjanduses, tuleb vastus. See siin on nüüd tsitaat. Aha.
Ohverdamine kirjanduses on võimas temaatiline element, kus tegelased loobuvad millestki väärtuslikust, mugavustsoon, soov või elu ise, kõrgema eesmärgi, armastuse või suurema hüve nimel. See toimib sageli kangelasliku, moraalse või emotsionaalse kasvu määrava hetkena, edendades altruismi ja lunastuse teemasid. Kirjanduses ohverdamise põhiaspektid on järgmised. Eneseohverdus. Sellised tegelased nagu Antigone, Robert Jordan Hemingway teoses, kellele lüüakse hingekirja, kella. Google robot pani muuseas täiega pange, aga ma ei mäleta isegi enam, mis värk oli. Igatahes umbes, kes maksab arve. Kellele lüüakse hingekella ja Sydney Box, mitte karp, nagu tõlkis algselt Google. Sydney Box narratiivis kahe linna lugu ohverdavad oma elu põhimõtete või teiste nimel. Kangelaslik, altruistlik ohver levinud eepilises või fantastika valdkonnas, näiteks Gandalf sarjas Sõrmuste isand, kus tegelane sureb või kannatab, et tagada teiste ellujäämine. Sümboolne ohver. Sageli kasutatakse seda tegu sügava armastuse tähistamiseks või tegelase arengu demonstreerimiseks, isekast isetuks, nagu ämblik Charlotte, kes sea päästmiseks võrku koob, kuni end surnuks kurnab. Ja sulgudesse on teksti autor KM. Initsiaalid on punktiga lühend. Eesti kirjanduses Kitzbergi Kaukajumal Mogrimärt sutsas siia vahele KM. Rituaalne temaatiline ohver esindab sageli religioosset või ühiskondlikku pakkumist kõrgemale võimule või, nagu on arutatud ajakirjas Strange Horizon, olenemata mis keeles on perioodilise väljaande pealkiri, tal ei ole jutumärke. Kujutada ühiskonda tumeda ning arhailisena. Näiteid leidub žanrite lõikes alates klassikalisest mütoloogiast kuni kaasaegse fantaasiani, ma ütleksin siinkohal pigem fantastikani, rõhutades moraalset kaalu, mis seisneb kõigest loobumises ülla eesmärgi nimel. Jutumärgid kinni, tsitaat sai otsa. Nii, ja siit tuleb jälle originaal, mis maandumisribaga kulgeb lõppsõna juurde. Andrei Tarkovski viimne film Fårö saarelt on ohverdus, et siin jutumärgid alles, ning ennäe, saartega ongi mingi teema. Neitsi saartes, või koolon, mõlemad sobivad. Neitsi saartest üks, Epsteini saar on läinud ajalukku laste ja neitsite ohverdamisega. Kannibalismist pedofiiliani, mille tegelikud tagamaad üksõna alles selguvad, võib-olla üksõna. Küsigem eneselt, kas ja mille nimel
pigem paneme eneselt järel kooloni, kas ja mille nimel ma oma elu ohverdaksin. Vastus on lihtne, koolon. Täpselt sellesama üks sõna, koma, mille nimel elan ning praegugi päevast päeva rassin ja tassin ega passi, ammugi mitte ei prassi. Vaja on arveid maksta ja kütust osta. Ja nüüd vastad küsimustele täislausega. Milline on autori suhtumine? Refereerid Rea Rausi ja loetled, millistest ohverdustest jutustavatest teostest kõneleb doktor Gugu Ai. Tule siia. Ootasid nii kannatlikult, oma kalli. Eks te tea, kes on need meie kõrval, kes ennast päevast päeva, mitte ainult nemad, ohverdavad, kes annavad meile oma väe, soojuse, tingimusteta, armastuse, ei kirjuta tekste ohverdusest, vaid teeksid seda meie nimel sekunditki mõtlemata ja looja tee nii, et seda ei oleks vaja. Ja sina kirjutad nüüd, kuna sa kahjuks ei ole koer, kirjutad oma teksti ka. Sinu arvamus ja kogemused enese ja teiste ohverdamisega. Tänan koostöö eest, hea eesti keele sõber. Ole väga hoitud täna ja alati. Austa ennast, oma kalleid ja väärikaid, kes meie ümber järjest selguvad, selginevad. Näeme päevast päeva, kes on kes. Maskid langevad, tõde tõuseb, vale vaob. Lõpuks ometi kaunist kevadet, suve, sügist, talve.